Tere! Ma ei taha kõlada küll nagu Uku Suviste, aga kas ikka kõik näevad ja kuulevad mind? Väga tore. Minu nimi on Jaak Prints ja tegelikult oli mul praeguse kellaaja peale määratud vaktsineerimine. Aga õnneks tuli teade, et mu hamster sai järjekorras ette ja praegu võeti tema sisse ja mina saan teiega siin olla. Kuulasin siin ka ettekandeid ja miskipärast Eesti Laul tuli meelde. Juba 30 aastat järjest. Enam-vähem samad viisid, samad esinejad, natuke nagu meeste tennis. Luik, Käo ja Hanschmidt ongi Eesti majanduse Federer, Nadal ja Djokovic. Nooremad võivad ju vahel natukene mõne startupiga plõksida, aga siis tuleb Luik oma eestkäega, Hanschmidt oma serviga ja Käo oma kunilaga ja kõik on jälle endine. Üldse on Eestis päris paljud asjad endised. Näiteks nagu 25 aastat tagasi, nii on ka praegu peaministriks Kallas, aga kogu raha on tegelikult Rosimannuse käes. Ja nagu varem, nii ka praegu on poliitikute suurimaks projektiks Estonian Air ja Rahvusringhäälingu oma Eurovisioon. Ja kumbagi ei võideta kunagi. Või täpselt nagu 90-ndatel annavad suusatajad ka nüüd uriiniproove. Lihtsalt varem seda ei olnud, et maffiaboss viiks peaarstile uriiniproovi tema autosse ise ära. Või kui mõelda, et täpselt nii nagu varem, nii ka nüüd on Tartu Neinar Seli filiaal. Ja kõik erakonnad on Hillar Tederi filiaalid. Ja täpselt sama on ka see 90-ndatega võrreldes, et ka täna on meie suurim unistus see, millal ükskord saabub päev, mil me saame minna Soome. Sama on võib-olla ka see, et täiskasvanud mehed ajavad vahel keset päeva täieliku kapsast suust välja. Varem viidi nad lihtsalt Seevaldi, nüüd aga Stenbocki. Ja mingis mõttes ongi tunne, et 90-ndad on Eestis tagasi. 90-ndad on meie riigis nagu Jaak Joala kuju. Sa võid talle ju midagi peale panna, aga seal all on ta ikkagi alles. Odavad tuled vilguvad, kõik on maitsetu, sama viis uuesti ja uuesti ja uuesti ja selle peo on kõik kinni maksnud maksumaksja. Ma tean, et päris paljud hakkasid vahepeal arvama, et Eesti poliitika on kuidagi viisakam. Et pole enam nagu päris Üllar Jörberg, vaid vahepeal on natuke nagu Arvo Pärti ka sisse tulnud. Aga pigem siiski mitte. Täpselt nagu 90-ndatel sama süldipidu ja taustaks laulab ikka Koit Toome. Lihtsalt uuemal ajal pakutakse talle selle eest kultuuriministri kohta. Meil ilmselt läheb hästi. Ma küll ei tea, kus te kõik olete, aga loodetavasti on mõned riigis, kus märtsi lõpus ei ole lumi maas. Kui kodudes, siis kodus on ju mõnus. Kodus on kamin, tugitool, õhtul valame klaasi väikese Tširbilinski, lähme internetti, kõigepealt guugeldame iseennast, siis vaatame kontojääki. Noh, pole viga, ütleme nii. Elab ära. Kui sa just Keskerakond ei ole, siis midagi sul seal konto peal ikkagi on. Ja kui sa just Keskerakond ei ole, siis see, mis sul seal konto peal on ka päriselt sinu oma. Ise teenisid. Tegid rasket tööd ja teenisid. Õhtul kodus vaatad lapsi, võib-olla süda natuke muretseb, aga tegelikult tead. Riided ostad selga, kõhud hoidad täis. Kui saab 18, saadad välismaale õppima. Tema võib-olla ei taha, aga sa saadad ikkagi. Esiteks sellepärast, et lihtsalt lahti saada. Ega meil ei ole siin Itaalia, et toit on ilma seakarvadeta ja inimesed sõbralikud. Kui laps saab 18, pakid spordikoti kokku ja tõstad ukse taga. Nägemist. Ise aga istume koduaias, grill käib, vaatame taevasse, valge jutt lennuki saba taga on näha, lehvitame ja mõtleme, näe, sai maailma minna. Sai minna õppima mujale. Sai minna kogemusi omandama. Ja see on päris palju erinev sellest, mis oli 90-ndatel. Kui ma hakkasin selle haltuura jaoks siin materjali koguma ja ettevalmistusi tegema, siis ma küsisin korraldajatelt ja ettevõtjatelt, et millest ma peaksin rääkima.
Midagi ei ole teha, ega inimene ei ole Urmas Reinsalu, et tal iga asja kohta kohe midagi lambist öelda on. Ja 3 kuud tagasi öeldi mulle, räägi suletusest. Räägi sellest, kui hämmastav, kui jabur, kui uskumatu, kui kurb see on, et Eesti poliitikud tahavad maailma meie eest sulgeda. Siis kõik muutus. 90-ndad tulid korraga tagasi. Kraht pani hullu, Keskerakond pani hullu ja kohvimasin pandi tuuri. Paljudel läks uue valitsuse tulekuga tuju tõesti heaks. Minul ka. Aga päris paljudel läks tuju nulli. Ükskõik mis põhjusel. Võib-olla neile tundub, et neid enam ei kuulata. Võib-olla neile tundub, et Eesti hakkab taas jooksma kohutava kiirusega kuhugi suunas, kuhu nemad joosta ei taha. Või ei oska. Või ei suuda. Või tunnevad nad, et pealinna rahvas hakkab jälle kõigile ette kirjutama, kuidas elada või kuidas mõelda. Kas see on minu valitsus, küsivad nad. Ja õigustatult küsivad. Sest hea oli see, kui Eesti oli möödunud 20 aastal avatud. Aga tegelikult Eesti oli ka suletud. Me olime avatud muule maailmale, aga suletud oma riigile. Me rääkisime kõigi teistega, aga me ei rääkinud oma inimestega. Me avasime Eesti ümbritsevale, aga me sulgesime neile, kes on siinsamas sees. Me tahtsime rääkida kogu selle globaalse külaga, mis meid ümbritseb. Inimeste ja ettevõtetega Hongkongis või Silicon Valley's, aga mitte nendega, kes elavad siit 100 kilomeetri kaugusel natukene viltu vajunud majas ja kes juhtumisi hääletavad valimistel kellegi teise poolt, kui meie siin oma küberruumis. Ja ma ei tea, kumb on halvem, kas suletus muu maailma eest või suletus oma maailma sisse. Tuba on meil kõigil praegu soe. Mul on kõht täis. Hommikul tellisin Balti jaama turul kohvi. Tegin ka väikese skandaali, sest kohvi peale polnud võimalik kaerapiima panna. Skandaal on hea, hoiab vere käimas. Aga mingeid 90-ndaid no küll tagasi ei igatse. Ma ei igatse tagasi aegu, mil poliitik arvas, et riik kuulub talle või tema erakonnale. Ma ei igatse tagasi aegu, mil riigi rahakott oli nagu ilma põhjata pada Eesti muinasjutust, kust ministrid aina võtsid ja võtsid ja võtsid. Ei taha, sest alati tuleb ühel hetkel kätte põhi. Ma ei igatse tagasi aegu, mil riiki valitseti valimistest valimisteni. Võitja võttis kõik ja meie pidime kinni maksma kogu 4 aastat vältava võidupeo. Aga ma ei igatse ka tagasi aegu, mil me istusime soojades konverentsitubades. Kuulasime paneeldiskussioone. Fantaseerisime asjadest, mida suudavad kirjeldada ainult võõrsõnad. Innovatsioon, digipööre, personifitseeritud personalipoliitika. Aga sellest, millest võis unistada iga 5. või 6. Eestimaa elanik, selle peale polnud ei poliitikutel ega meil aega või tahtmist mõelda. Eelmine valitsus oli nagu ta oli. Teda oli lihtne kiruda ja mul on sellest natukene isegi kahju, sest siis tekib sama tunne nagu Eesti jalgpallikoondisega. Kogu aeg me naerame ja kui ükskord siis üks vend lööb korraga kukkumise pealt kogemata värava, me oleme kõik eufoorias. Ja me arvame, et seda meest ootab suur tulevik. Ta saab staariks, ta saab superstaariks ja kui tal veab, võib-olla isegi ühel päeval korteriühistu esimeheks. Meil tuli uus valitsus ja me arvame samamoodi, et kõik probleemid on nüüd lahendatud. Korras, tehtud, linnuke kastis. Võime jälle oma lated välja võtta. Aga võib-olla ma siia lõpetuseks meenutaksin 2 tõesti sündinud lugu. Esiteks, kui Rooma keiser tuli tagasi mõnelt oma vallutusretkelt, siis sel hetkel, kui ta sisenes triumfiga Rooma, ümberringi juubeldajad, pidutsejad, pärjad, hüüded, hõisked, sel hetkel istus tema selja taga alati üks mees. Ei, mitte kapo uurija. Sellel mehel oli ainult üks ülesanne. Sosistada imperaatorile tema suurimat triumfi hetkel kõrva. Sa oled ainult inimene. Kõik on ajalik. Kõik möödub. Ka triumf. Ja teine lugu
samuti seotud imperaatoriga, uue aja imperaatoriga, taksojuhiga. Mul on üks tuttav ettevõtja, kes 80-ndatel sõitis päris palju taksoga. Ja taksojuhid tahtsid temaga alati rääkida vene keeles. Tema keeldus põhimõtte pärast. Siis tulid 90-ndad. Eesti sai vabaks. Ja sellest hetkest peale too minu tuttav ettevõtja suhtleb taksojuhtidega alati vene keeles. Miks? Sest ta tunneb, et kuigi tema on nüüdseks nagu võitja, on tema kohus pöörata oma pea nende poole, kes võivad tunned ennast kaotajatena. Ja tuleb öelda, et selliseid 90-ndaid ma igatsen küll tagasi. Et me räägiksime mitte ainult isejuhtivatest autodest, vaid ka ühistranspordist. Mitte ainult digipöördest, vaid ka maakoolide õpetajatest. Mitte ainult innovatsioonist või uue aja personalipoliitikast, vaid mis oleks, kui järgmine tööandjate paneeldiskussioon keskenduks hoopis küsimusele sellest, kuidas elatakse Vastseliinas või Ruhnus. Või miks on nii, et väga paljud Eesti lapsed ei saaks osaleda isegi sellel Zoomi konverentsil siin, sest neil lihtsalt pole arvutit. Muidugi me võime alati öelda, et see on valitsuse probleem. Aga mida minu arvates on näidanud 2 viimast valitsust ja kogu see koroona aeg? Elu ei ole nagu seiklusfilm, kus tuleb üks kangelane ja päästab kogu maailma. Pigem on elu nagu erootikafilm, kus kõik nahistavad kõigiga. Kõigil on ühiskonnas oma roll. Sest kui me ei tegutse selle nimel, et ühel hetkel me saaksime kõik ennast tunda võitjana, võime me järgmisel hetkel olla kõik kaotajad. Sellised mõtted. Nii, aga ma vaatan, et mu hamster tuli vaktsineerimiselt tagasi ja tal on puudli alakeha ja Artur Rinne nägu, nii et kahtlemata ohtlik värk. Aga ma lähen siiski ja vaktsineerin. Jõudu!